kuidas sul läheb? Mul on hea meel teiega tutvuda. Seekord on teemaks 10 nuhtlust. 18. peatükk. Autor on Abraham Park. 10. nuhtlus, esmasündinute surm. 2. Moosese raamat, peatükk 11-12. Esimese kuu, Aabibi, 15. päev, neljapäev, 1446 ega. Ülevaade. 10. ja viimane nuhtlus tabas keskööl. Tappes kõik Egiptuse esmasündinud pojad, sealhulgas nende kariloomade esmasündinud. Mõiste esmasündinu viitab esmasündinu elule või esimesele sündinule. Esmasündinute nuhtlus oli 10 nuhtluse seas viimane ja kõige rängem. Psalm 78:49 kirjeldab selle nuhtluse tõsitust. Ta saatis nende peale oma tulise viha, raevu ja meelepaha ning ahastuse. Hävitavate inglite jõugu. Väljend hävitavate inglite jõuk viitab hävitajale, kes pani toime esmasündinute nuhtluse. 2. Moosese 12:23 ütleb, sest issand läheb läbi egiptlasi nuhtlema. Ja kui ta näeb verd uksepiital ja mõlemal piitsil, siis läheb issand uksest mööda ega luba hävitajal tulla teie kodadesse teid nuhtlema. Esmasündinute nuhtluse ööst sai paasapüha öö, igavene määrus, mida iisraellased pidid järgima põlvest põlve. Sel ööl võtsid iisraellased talle verd ja määrisid seda oma kodade uksepiitadele ja piiditele. Nähes verd, ei läinud surmaingel sisse. Surm käis neist üle. 2. Moosese 12:12 kuulutab, sest sel ööl käin ma läbi Egiptuse maa ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal, nii hästi inimesed kui loomad. Ja ma mõistan kohut kõigi Egiptuse jumalade üle, mina olen issand. Veri olgu teile märgiks kodadel, kus te elate ja kui ma näen verd. Siis ma lähen teist mööda ja teid ei taba nuhtlus teid hävitamaks, kui ma löön Egiptuse maad. Sel ööl oli iisraellaste ja nende kariloomade jaoks kõik vaikne, isegi mitte ükski koer ei haugunud. Tavaliselt tunnetavad loomad loodusõnnetusi enne nende toimumist ja reageerivad vastavalt. Ometi jäid isegi koerad vaikseks, mis sümboliseeris Jumala täiuslikku kaitset Iisraeli üle, Joosua 10:21. Egiptlaste enneolematu nutt oma esmasündinu pärast oli teravas vastuolu iisraellaste rahuga Goosenis. See oli selge märk sellest, et Jumal oli oma rahva egiptlastest eraldanud. Esmasündinute nuhtluse eesmärk. Sellest ajast peale, kui Jumal esimest korda Moosese kutsus, ennustas ta, et Vaarao laseb iisraellased minna alles pärast esmasündinute nuhtlust. 2. Moosese 4:21 ütleb, ja issand ütles Moosesele, kui sa lähed tagasi Egiptusesse, siis vaata, et sa teed Vaarao ees kõik need imeteod, mis ma olen su kätte pannud, aga ma teen ta südame kõvaks. Et ta ei lase rahvast minna, siis sa ütled Vaaraole, nõnda ütleb issand, Iisrael on mu poeg, mu esmasündinu. Seepärast ma ütlen sulle, lase mu poeg minna, et ta mind teeniks. Aga sina keeldud teda laskmast. Vaata, ma tapan su poja, su esmasündinu. Samamoodi kuulutab Jumal 2. Moosese 11:1, veel ühe nuhtluse ma toon Vaaraole ja Egiptusele, siis ta laseb teid siit minna. Kui ta teid laseb minna, ajab ta teid siit sooduks ära. Esmasündinute nuhtluse kaudu taipas Vaarao lõpuks, et ta polnud Egiptuse Jumal, vaid et tõeline Jumal on ainult issand. Pärast laastavat nuhtlust andis ta järele, öeldes, minge ja teenike issandat. Nagu te olete öelnud, Egiptuse esmasündinu surmaga said iisraellased lõpuks vabaks. Samal ööl käskis Jumal neil seda ööd pidada igavese korraldusena issanda ees kõigi põlvede vältel. 2.
Moosese 12:42 ütleb, see on öö, mida tuleb pidada issanda auks, sest ta tõi nad Egiptuse maalt välja, see öö on issanda auks, mida peavad pidama kõik Iisraeli lapsed oma põlvede vältel. Esmasüntinute nuhtluse kaudu mitte ainult ei vabastanud Jumal Iisraeli Egiptusest, vaid määras nad ka rahvaks, kes peab pidama tema pühi. Esmasüntinute nuhtluse hoiatus ja kommentaarid. Jumal kuulutas Moosesele, veel ühe nuhtluse ma toon Vaaraole ja Egiptusele, siis ta laseb teid siit minna. Kui ta teid laseb minna, ajab ta teid siit täiesti välja. Seejärel käskis ta Moosesel kuulutada Vaaraole esmasündinud nuhtlust. Mooses hoiatas, kogu Egiptuse maal on suur hädakisa, mille sarnast ei ole olnud enne ega tule enam kunagi. Esmasündinud nuhtluse mõistis täite Jumal ise. Umbes keskööl lähen ma välja Egiptuse keskele. Keskööl aga lõi issand kõik esmasündinud Egiptuse maal. Kuni selle hetkeni oli Jumal nuhtlused täite viinud Moosese ja Aaroni kaudu. Teine. Moosese 7:20. Viimase nuhtluse, esmasündinute surma puhul tõusis Jumal aga ise täite viima. Fraas keskele, teine. Moosese 11:4 tuleb heebrea sõnast. Tavek tähendab keskel koos eessõnaga ve tähendab sees, mis tähendab, et Jumal sisenes isiklikult Egiptuse südamesse, et täite viia see viimane kohtuotsus. Viimase nuhtlusena näitab esmasündinute nuhtlus, et kui Jumal sekkub otse, viiakse kõik asjad oma lõpliku lõpuni. Esmasündinute nuhtluse kuupäev. Pärast 3-päevase pimetuse nuhtluse lõppu vallandas Jumal esmasündinute nuhtluse neljapäeva õhtul, esimese kuu 15. kuupäeva alguses, vastavalt juuti ajaarvestusele, mis algab õhtul ja lõpeb järgmisel õhtul. Seda ööd nimetati issanda ööks. Issand lõi Egiptuse esmasündinud keskööl. Heebrea keeles on kesköö kohta käiv väljend veihi pahatsi halleila. See väljend pahatsi halleila tähendab keskööl, viitates täpselt kella 12 l. Samal ajal annab veihi edasi pakilisuustunnet, mis tähendab sõnalt ja siis lõpuks saabus kesköö. Iisraellased olid kiiruga läbi viinud talle tapmise rituaali ja määrinud selle vere oma kodude uksepiitadele ja piitadele. Seejärel, pärast hinge kinni pitates ootamist, saabus kauaootatud kohtuotsus esmasündinute üle täpselt keskööl esimese kuu 15. ööl, vastavalt juutipäevade arvestusele. Esmasündinute nuhtluse tulemus. Esiteks hukkusid kõik esmasündinud Egiptuses, nii inimesed kui ka loomad. Teine, Moosese 12:29 ütleb, keskööl sündis, et issand lõi kõik esmasündinud Egiptuse maal. Vaarao esmasündinust, kes istus oma troonil, vangi esmasündinuni, kes oli vangikongis ja kõik kariloomade esmasündinud. Psalm 135. 8 tunnistab samuti, ta lõi Egiptuse esmasündinud. Nii inimeste kui ka loomade seast. Ta saatis sinu keskele, Egiptus, Vaarao ja kõigi ta sulaste peale tunnustähti ja imesid. Selle laastava nuhtluse ulatus hõlmas järgmiste inimeste surma. Vaarao esmasündinu, kes istus oma troonil, tapeti. Vangi esmasündinu tapeti. Kõik kariloomade esmasündinud, veskikivide taga oleva orjatütruku esmasündinu. Veskikivide taga olevad inimesed olid tavaliselt lihtrahvas või orjad, kes kuulusid madalaimasse sotsiaalsesse klassi, vaeseimatesse vaestest, ühiskonnas kõige alandatumate hulka. Tõepoolest, Jumal lõi maha kõik esmasündinud Egiptuses, alates alamaimeid esmasündinutest kuni kõrgeimate esmasündinuteni, jättes oma kohtuotsusega puutumata ühtegi perekonda.
Muistsetes ühiskondades sümboliseeris esmasündinu jõudu, mis kandis edasi perekonda ja rahvuslikku pärandit. Teine. Ajaraamat 21:3. Teisisõnu, esmasündinu esindab nii leibkonna kui ka rahva autoriteeti ja au. Psalm 89:27 ütleb, ma teen temast oma esmasündinu. Kõrgeima maa kuningate seast, kõigi esmasündinute hävitamine ühe ööga oli kujuteldamatu ulatusega sündmus. See purustas iga Egiptuse leibkonna ja rahva enda tulevikku. See kohtuotsus tähistab Egiptuse autoriteeti ja au kokkuvarisemist ning ennustas selle rahva lõplikku hävingut. Jumala kohtuotsus Vaarao, Egiptuse esmasündinu ja kõigi egiptlaste esmasündinute üle oli tema kättemaks saatanale, kes oli rikkunud Jumala esmasündinu Aatama ja rõhunud tema esmasündinud Iisraeli. Psalm 78:51 ütleb, ja ta lõi maha kõik esmasündinud Egiptuses, nende mehelikkuse esimesed järeltulijad Hami telgides ja Psalm 105:36 kinnitab, ja ta lõi maha kõik esmasündinud nende maal. Nende kõige jõu esimesed viljad, maailma valitseva impeeriumi väkev valitseja taandati nüüd võimetuks kuningaks, kellelt võidi ära oma esmasündinu ja rahvas. Samamoodi võivad need, kes uhkelt Jumalale vastu seisavad ja sõnakuulmatuses püsivad, mõnda aega õitseda, kuid nende langus ja õnnetu lõpp on väldimatud. Hiob 20:5. Teiseks, Vaarao, tema sulased ja kõik egiptlased ärkasid sel ööl. Teine, Moosese 12:30 ütleb, Vaarao tõusis öösel, tema ja kõik ta sulased ja kõik egiptlased. Sõna pärineb heebrea verbist kum, mis tähendab peamiselt tõusma, püsti seisma, kuid võib viidata ka austusele või aukartuse tunnetele. Jesaja 49:7. Pärast oma esmasündinu surma suure hinna maksmist tõusid Vaarao. Tema sulased ja egiptlased eranditeta instinktiivselt hirmust, suurendades tahtmatult elava Jumala väke. Kolmandaks, kostis suur hüüd, mida polnud varem kuuldud. Teine, Moosese 12:30 ütleb, Vaarao tõusis öösel, tema ja kõik ta sulased ja kõik egiptlased, ja Egiptuses oli suur hüüd, sest ei olnud kodu, kus poleks olnud surnud. Heebrea keeles on fraas suur hüüd, tsea, ketolah, mis on ühendatud sõnadega tsaa, häda või karjehüüd ja ketolah, suur. See väljend annab edasi kõrvulukustavaid nutulaulu ja karjeid, mis täitsid kogu Egiptuse. Kui inimesed leinasid oma esmasündinute äkksurma, see suur nutt oli täpselt see, mida Jumal oli ennustanud. Kogu Egiptuse maal on suur nutt, mille sarnast ei ole olnud enne ega tule enam kunagi. Sama heebrea fraasi, tsea, ketolah, kasutatakse siin. 9 eelmist suurt nuhtlust olid juba toonud kaasa talumatuid kannatusi. Kuid selle viimase esmasündinute nuhtlusega mõistsid egiptlased täielikult ütluse, tema käsi on raske muu oigamisest hoolimata, Hiob 23:2 raskust. Heebrea sõna tsaa kasutati ka siis, kui iisraellased hüüdsid Jumala poole Egiptuse rõhumise ja türannia all. Teine, Moosese 3:7, samal ajal kui egiptlased ahastuses ulgusid, jäid nende hüüded vastuseta, sest neil polnud Jumalat, kes neid kuuleks. Seevastu Jumal kuulis oma rahva hüüteid ja oikamisi. Teine, Moosese 2:23 ning maksis nende kannatuste eest vaenlastele. Psalm 107:6 kuulutab, siis nad hüüdsid oma hätas Issanda poole ja tema päästis nad nende kitsikusest. Psalm 107:13. Jumal mitte ainult ei kuulnud iisraellaste hüüteid ja tuli isiklikult nende juurde,
vaid ta vallandas ka 10 laastavat nuhtlust, et tuua nende rõhujatele karm kohtuotsus. Vaarao ja egiptlaste vastus esmasündinute nuhtlusele. Esmalt kutsus Vaarao sel ööl Moosese ja Aaroni ning alistus täielikult. Esmasündinute nuhtluse ööl pöördus olukord dramaatiliselt. Seesama Vaarao, kes oli korduvalt oma lubatusi murdnud, pettust kasutanud ja ähvartusi saatnud, kutsus nüüd tungivalt Moosese ja Aaroni ning andis järgmised käsud. Esiteks, tõuske üles. Teiseks, minge ära mu rahva seast. Kolmandaks, minge, nagu te ütlesite. Neljandaks, kummardake issandat. Viiendaks, võtke kaasa nii oma lambad kui ka veised, nagu te ütlesite. Kuuendaks, minge. Seitsmendaks, õnnistage ka mind. Vaarao kinnitas korduvalt, nagu sa oled öelnud, mis tähendas tema tingimusteta nõustumist Moosese nõudmistega. Olles loobunud kõigist tingimustest, rahuldas ta kõik, mida Mooses oli palunud. Samal ajal kutsusid egiptlased iisraellasi kiirustades lahkuma, öeldes, me kõik sureme. Nähes Iisraeli taga seisva Jumala ülekaalukat väge, valdas neid hirm, kartes, et neid võivad tabada veelgi suuremad õnnetused. Meeleheites anusid nad iisraellasi kohe lahkuma, ilma igasuguste edasiste tingimusteta. Lõpuks täitus iga Jumala kuulutatud sõna täpselt nii, nagu ta oli öelnud. Teiseks tunnustas Vaarao Iisraeli rahvana. Enne viimast nuhtlust nägi Vaarao iisraellasi vaid hulga orjadena. Pärast Egiptuse esmasündinute laastavat surma oli ta aga sunnitud alistuma. Samal ööl kutsus ta vabatahtlikult Moosese ja Aaroni ning käskis neil koos iisraellastega lahkuda ilma igasuguste rõhuvate tingimusteta. Teine, Moosese 12:31 on kirjas tema sõnad, tõuske. Minge ära mu rahva keskelt, nii hästi teie kui ka Iisraeli lapsed, ja minge ning teenike issandat, nõnda nagu te olete öelnud. Siin nimetas Vaarao neid Iisraeli poegadeks, Bene Iisrael, terminid, mida ta oli varem kasutanud vaid korra, kui ta väljendas oma mured nende kasvava arvukuse pärast, öeldes, vaata. Iisraeli poegade rahvas on suurem ja vägevam kui meie. Teine, Moosese 1:9. Nüüd, lõpuks tunnistas Vaarao Iisraeli võimsaks rahvaks. Nimi Iisrael anti algselt Jaakobile ja tema 12 poja kaudu plaanis Jumal rajada suure rahva. Esimene, Moosese 49:7. Oma 430 aasta jooksul Egiptuses olid Iisraeli pojad oluliselt paljunenud. Saades äärmiselt arvukaks ja tugevaks, täides maa. Teine, Moosese 1:7. See kiire kasv tekitas ärevust Vaaraos, uues kuningas, kes Joosepit ei tundnud, mis pani ta kuulutama, vaata. Iisraeli poegade rahvas on suurem ja vägevam kui me. Sõja korral liituvad nad nendega, kes meid vihkavad, ja sõdivad meie vastu ning lahkuvad maalt. Kaua enne 10. nuhtlust oli Iisraelist juba saanud Egiptusele märkimisväärne oht. Pärast viimast nuhtlust ei pidanud Vaarao ja egiptlased Iisraeli enam orjateks. Nad näevad neid nüüd suure rahvana, võimsa riikina, mis oli alistanud Egiptuse. Tolle aja maailma domineerivaima impeeriumi. See oli jumaliku täitumise hetk. Jumala leping Abrahamile, et ta ehitab tema järeltulijatest suure rahva, kes toob maailmale pääste, hakkas täituma. Esimene, Moosese 12:3. Kolmandaks, iisraellased lahkusid Egiptusest suure rikkusega. Enne kui Mooses Vaarao juurde saadis, oli Jumal juba ilmutanud, kuidas väljaränn kulgeb. Teine, Moosese 3:20. Ta kuulutas, et annab iisraellastele egiptlaste silmis soosingu, nii et nad lahkuvad Egiptusest suure rikkusega. Teine,
Moosese 3:22 käsib: iga naine küsigu oma naabrilt ja naiselt, kes elab ta majas, hõbe ja kuldriistu ning riiteid ja pange need oma poegadele ja tütartele selga. Vahetult enne esmasündinute nuhtlust kordas Jumal Moosesele käsku: räägi ometi rahva kuuldes, et iga mees küsib oma ligimeselt ja iga naine oma naabrilt hõpe ja kuldriistu. Seega inspireeris Jumal nii mehi kui ka naisi küsima oma Egiptuse naabridelt hõpe ja kuldriistu. Iisraellased kandsid kiiruga oma hapnemata tainast sõtkumiskaussides mähituna riiedesse ja riputasid need õlkatele. Nagu Mooses oli soovitanud, palusid nad ka egiptlastelt oma hinnalisi riistu. Teine, Moosese 12:36 ütleb: Issand oli andnud rahvale egiptlaste silmis soosingu, nii et nad andsid neile nende palve täita. Nõnda nad rüüstasid egiptlasi. Sõna sootus viitab austuse osutamisele, palvete rahuldamisele ja kellegi suure heldusega kohtlemisele. Seega tähendab fraas leidis soosingu egiptlaste silmis, et egiptlased näitasid iisraellaste vastu üles suurt heldust. Jumala armust lahkus iga iisraellane Egiptusest hõbeda ja kullaga ning mitte ükski suguharutest ei komistanud. Psalm 105:37. Suured aarted, mille iisraellased Egiptusest said, olid nende õiguspärane palk 430 orjuse aasta eest. Põleduslepingus, mille Jumal Abrahamiga ratifitseeris, ennustas Jumal: ma mõistan kohut ka rahva üle, keda nad orjavad, ja pärast seda tulevad nad välja suure varandusega, esimene. Moosese 15:14. Oma 430 aasta jooksul Egiptuses tegid iisraellased lakkamatult tööd, saamata mingit tasu. Sellest hoolimata võttis Jumal arvesse iga raskust ja väljarände ajal tasus ta neile rikkalikult kõige eest, mida nad olid talunud. Õpetussõnad 13:22. Märkimisväärset rikkust, mille iisraellased Egiptusest kaasa võtsid, kasutati kõrbes kogutuse telgi ehitamiseks. Teine, Moosese 38:24 kohaselt kasutati materjalide hulgas 29 talenti ja 730 seeglit kulda ning 100 talendi ja 1775 seeglit hõpetat. Tänapäeval ulatuvad need summad umbes 321 501 000 $. Neljandaks, egiptlased roomustasid, kui iisraellased lahkusid. Psalm 105:38 ütleb: Egiptus roomustas, kui nad lahkusid, sest neid oli vallanud hirm nende ees. Üle 600 000 täiskasvanud mehe korraga lahkumine Egiptusest oli rahvale tohutu kaotus. Kui need orjastatud inimesed oleksid oma vabaduse saavutamiseks korraldanud tohutu mässu, oleksid egiptlased kahtlemata kasutanud nende mahasurumiseks sõjalist jõutu. Pärast 10 nuhtluse kokemist olid nad aga hakanud oma elu pärast kartma ja julgesid iisraellasi tagistada. Iisraellased olid Vaarao ja Egiptuse jumalad täielikult alandanud, muutes nad jõuetuks. Nad rüüstasid maad, jätsid selle laastatuks ja lasid Egiptuse peale kohtumõistmise, surma ja hävingu, lõppedes iga esmasündinu, nii inimese kui ka looma surmaga. Seega roomustas kogu Egiptuse maa, kui nende õnnetuste eest vastutavad lõpuks lahkusid. Egiptlased ootasid meeleheitlikult iisraellaste lahkumist, kartes, et Jumal saadab neile ja nende maale veelgi rohkem õnnetusi. Nad olid lahkumise ootel nii innukad, et täitsid iisraellaste palved meelsasti, andes kõik vajaliku, kiiresti ja heldelt. Pärast esmasündinute nuhtlust laskusid isegi Vaarao sulased Moosese juurde ja kummardasid tema ees, anudes siiralt: mine välja sina ja kõik, kes su järel käivad,
see oli täpselt nii, nagu Mooses oli ennustanud teine. Moosese 11:8. Kõik need su sulased tulevad minu juurde ja kummardavad minu ees ning ütlevad: mine välja sina ja kõik, kes su järel käivad, ja siis ma lähen välja. See tähendab, et Egiptuse kõrgeimad ametnikud, kes olid kunagi staatuses kõrgemal, alandasid end Moosese ees, kummardades. Nagu oleks ta nende valitseja. Moosesele anti mitte ainult suur au, vaid mis veelgi olulisem, Jumalale anti piiritu au. Vaarao, kelle võim oli kunagi Egiptuse absoluutne võim, nägi oma võimu täielikus alanduses kokku varisemas, samal ajal kui Jumala armee taandus võitukate vallutajatena, saades auväärse lahkumisloo. Esmasündinute nuhtluse lunastav ajalooline tähendus. 10. nuhtluse ajal surid Vaarao, kõik egiptlased ja isegi nende kariloomad oma esmasündinute pärast, Hoosaja 11:1. Kuna Vaarao keeldus Jumala esmasündinud last vabastamast, lõi Issand maha Egiptuse esmasündinud. Seepärast ma ütlen sulle, lase mu poeg minna, et ta mind teeniks. Aga sina keeldusid teda laskmast. Vaata, ma tapan su poja, su esmasündinu. Teine, Moosese 4:23. Need, kes on Jumala esmasündinu vastu, seisavad paratamatult silmitsi kohtumõistmisega. Jeesus Kristus on tõeline esmasündinu. Jumala ainusündinud poeg, Koloslastele 1:15. Roomlastele 8:29 ütleb, sest keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud saama oma poja nõu sarnaseks. Et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas, Apostlite teod 13:33. Seega seisavad viimseil aegadel kõik, kes on Jeesuse vastu, kindlasti silmitsi kohtumõistmise ja hävinguga. Piibel ütleb Ilmutusraamatu 20. peatükis järgmist: ajastu lõpus vabastatakse saatan, kui 1000 aastat on täis. Ta eksitab maa 4. nurgas olevaid rahvaid, Kuuki ja Maagoogi, et nad lahingusse koguda. Nad piiravad pühade leeri ja armastatud linna, kuid taevast tuleb tuli ja hävitab kõik need, kes püüavad hävitada Jeesuse Kristuse kirikut. Mitte ainult metsalised ja valeprohvetid, vaid ka kurat, kõige kurjuse allikas, heidetakse tule ja väävlijärve hukkuma. Ilmutuse 20:10 kuulutab: kurat, kes neid pettis, heideti tule ja väävlijärve. Kus on ka metsaline ja valeprohvet ja neid piinatakse päeval ja öösel igavesti ja igavesti. Salmid 13 ja 14 kinnitavad veelgi: neid mõisteti kohut igaüks oma tegute järgi. Seejärel heiteti surm ja surmavalt tulejärve. See on teine surm, tulejärv. Esmasündinute viimase nuhtluse ajal sisenes Jumal ise Egiptuse keskele, et päästa oma rahvas. Teine, Moosese 11:4 kuulutab: umbes keskööl ma lähen Egiptuse keskele. Samal moel tuli Jeesus Kristus siia maailma, et päästa Jumala rahvas. Johannese 1:14 kuulutab: ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirgust, isast ainusündinud poja kirgust, täis armu ja tõte. Tema teisel tulekul tuleb Issand taas sellesse maailma, esimene. Thessaloniklastele 4:16, et vabastada Jumala rahvas ja täielikult hävitada kõik saatana ja kurjuse jõutute vaimsed esmasündinud, esimene. Korintlastele 15:25. Selle raamatu autor on Abraham Park. Abraham Park oli tunnustatud maailmatasemel teoloog, kellel oli märkimisväärne pastoraalne vaimsus. Ta oli pühendanud kogu oma elu palvele ja pühakirjale. Olles lugenud piiblit üle 1800 korra, kogu oma eluaegse teenistuse jooksul oli ta tõeline pastor, kes armastas kirikut ja kogudusi nagu oma lapsi.
tema päevakava koosneb 2-tunnisest palvest ja 3-tunnisest piibli lugemisest, samuti pitevast jutlustamisest ja evangeliseerimisest. Veendumusega, et surramine on elamine, andis ta oma parima oma palveelus Jumala poole 3 aastat, 6 kuud ja 7 päeva Jirimäel Korjas. Kui päike loojus, ei teinud ta muud kui palvetas. Kui päike tõusis, ei teinud ta muud kui luges piiblit. Siis, lõpuks, paistis talle üksainus armukiir. Püha vaimu võimsa valguse ja Jumala armu läbi avanesid piiblitstseenid tema silme ees panoraamina. Need tseenid kirjutati suurtele noolejuurelehtedele, mis seoti oksaga kinni. Hiljem kirjutati need ümber paberile, mida osteti iga paari kuu tagant mäe jalamil asuvast külast. Nii algasid Abraham Pargi jutlused. Paljud inimesed on Abrahami pargist vaimustuses järgmiselt. Kuidas saab inimene armastada nii paljusid inimesi? Kuidas saab inimene nii paljudele inimestele nii suurt mõju avaldada? Ta on nii töökas, ei puhka kunagi, ta ei lakka kunagi palvetamast. Ta väärib tõelist austust oma pühendumuse eest kirikule ja kogutustele. Tõeline ja ustav Jumala töötegija.